kes see ütelnud on, et kogudusse tulemine kerge peab olema. Aga need on need olukorrad, kus me ma ei tea muidugi, aga vähemalt võiksime näha seda, et see, et me siin oleme, see on privileeg. See on arm, et me oleme siia jõudnud, et me oleme võimalus olnud, sellepärast, et seekord on nagu uskumatult palju jukerdusi ja erinevaid takistusi, mis on inimestel olnud. Aga see on elu, te olete läbi pressinud ja kohale jõudnud, et olete omamoodi võitjad. Aga hea meel on, et me saame koos olla. Homme tähistatakse 2 püha, küünlapäev ja Tartu rahulepingu aastapäeva. Ja see minu meelest on see Tartu rahuleping üks ebaloogiline asi, mis on ajaloos sündinud, mitte ainuke ebaloogiline asi Eesti ajaloos, aga see on ka üks, et miks üks suur Venemaa karu pidi tegema sellise lepingu väikese Eesti riigiga. Seal on muidugi ajaloolased räägiks, ta tooks esile mitmeid põhjusi, et Venemaal oli mitmeid rindeid ja väga hästi ei läinud, aga minu meelest kes on Eesti elu lugenud, siis ma kirjutasin ka sinna vaimuliku mõtte, mitte Tartu rahu, vaid Tartu arm. Seda võiks vabalt niimoodi vaadata, et see on Jumala soosing Eestimaa suhtes. Ja seda on Jumal näidanud korduvalt ja ma ei tea, miks pärast. Ma ei tea, miks, sellepärast, et eestlane on üks, nii nagu ta on, jonnakas ja üldiselt ikkagi suhteliselt Jumala kartmatu rahvas. Et mis Jumalal selle Eesti rahvaga on, kuidagi moodi ta on oma märgi või sõrme eestlaste peale pannud ja me saame ainult tänulikud olla selle eest, sest see on arm, ärateenimatu soosing. Ja see on küll tõenäoliselt ikkagi inimeste selline fantaasia, et kui te olete ju näinud seda pilti, sest sealt Botnia lahest ja Soome lahest ja Riia lahest ja kõik see, mis see kokku teeb, kuidas see on palvetav inimese kuju ja Eestimaa on seal nagu palve kätel või et see Maarja maa, Maarja palvetamas üle meie maa ja ma ei tea, paavst kunagi otsustas Maarja maaks nimetada Eestimaa, et eks tal olid omad põhjused ka selle jaoks. Aga täna me oleme siin selleks miks me tuleme kokku? Miks me tuleme Jumala kotta kokku? Tore on üksteist näha vaieldamatult. See on eriti kui iga pühapäev ei näe. Aga me tuleme ühe igatsusega, et Jumal võiks puudutada meid. Jumal võiks neid, kes teenivad, nende läbi midagi esile tuua. Ja kuidagi moodi puudutada neid kohti ja neid valdkondi meie elus või seda dimensiooni meie elus, mida mitte kuskil või mitte midagi muud selles maailmas ei saa puudutada. Ei ükski maailma ilusaim film või kellegi ilusad sõnad või hea tunne või on üks dimensioon, see vaimne dimensioon, mida saab ainult puudutada Jumal. Ja see ei ole midagi nagu erakordset, vaid ta on loonudki nii, et ela minuga koos, tule minu lähedale ja ma puudutan, tule ja ma juhatan, tule ja ma kõnetan. Ja see on see üks eriline moodus, üks on see, kui me üksi oleme, aga üks eriline võimalus on ka see, kui me tuleme Jumala rahvana kokku. Selle üle on ühed eraldi tõotused, selles on üks eraldi teissugune osa kui see, kui me üksi oleme. Seal, kus ollakse koos, seal on Jeesus oma vaimuga, oma koguduse keskel. Üsna pea agab meile täna algussõna Paul, muusikaga teenib Aleksandra, Elli ja Enn loevad meile täna Jumala sõna ja jutluses räägin ma teemal Tõusen üles ja me alustame Jeesuse kallil nimel, teenistus lõpeb ka Kristuse surma mälestamisega. Iga päev
siin elus tahan alata Jeesusega. kui mind virgutab hommikul valgus, on mu palve minuga ta. iga tegevust, mõtet või algust sinu kätesse, Jeesus, ma sean. Sest su auline taevane valgus, ülem kõigest, mis maa peal ma tean. juba nooruse kevadel palun, et ta armastus näitaks mul teed. ja kui palju on juba mu päevi, et ta kinnitaks nõrkevad käed. iga tegevust, mõtet või algust sinu kätesse, Jeesus, ma sean. Sest su auline taevane valgus, ülem kõigest, mis maa peal ma tean. tema käsi, mu tugi, olgu toeks ka mu raske teel. ja ta armastus olgu mu vägi, kord mu viimselgi võitluse ööl. iga tegevust, mõtet või algust sinu kätesse, Jeesus, ma sean. Sest su auline taevane valgus, ülem kõigest, mis maa peal ma tean. ja kui viimaks mul koidab uus valgus, jäädab päike, kui möödas on töö, siis mu Jeesus, mu taevane selgus, on mu algus ja lõpp, terve tee. iga tegevus, mõtet või algust sinu kätesse, Jeesus, ma sean. Sest su auline taevane valgus, ülem kõigest, mis maa peal ma tean. I'm reading today from one of the readings that was in the Ekab Elite prayer calendar, or the devotional calendar, I guess. So I'm reading from Matthew 5, and it'll be verses 1 to 10 and then 14 to 16. A little bit lengthy, but you'll bear with me, I hope. Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, and theirs is the kingdom of heaven. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.
Amen. When Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and began to teach. And these people weren't the power brokers or the ones that had it all together. They were the poor and the weary and the overlooked. And to them, as well as us, Jesus speaks. Blessed are the poor in spirit, he says. Not the self-sufficient, but those who know they need God. And the door to the kingdom opens not through strength, but through surrender. The gospel always begins here, admitting our spiritual poverty and receiving the grace that there's no way that we can earn on our own. Jesus continues and says that blessed are those who mourn. The Estonian translation says those who are sad, so a little bit different, but still, I think, important. Blessed the meek, the merciful, the pure in heart. This isn't a checklist for sort of a moral achievement, something that we can check off and say, I've done this or I've done that. It's actually a description of what God does in a heart that has encountered him. These blessings flow from relationship and not from performance. And then Jesus takes a bold turn, and he looks at these ordinary people and says, you are the light of the world. Not you might be, maybe someday, but you are. You are the light of the world. As we all know, light pushes back darkness. And Jesus is saying that those who belong to him, those changed by grace, carry his presence into the world. We don't shine by trying harder. I don't think we can, grit our teeth or clench our fists and shine more. We shine because Christ has lit us from within. And something that I read, which struck me and seems to be like the key here, is that the light is actually not for ourselves. In verse 16, we read that, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. The goal is not attention, but transformation. Not our glory, but God's. And this is the heart of evangelism. We don't save anyone, Jesus does. But when our lives are shaped by his grace, our words and actions point others to the one who does the saving. If you feel weak, unworthy, or inadequate today, hear this good news. Jesus calls you blessed, and if you belong to him, he has already placed his light in you. The invitation is simple. Come to Jesus, receive his grace, and let that grace shine so the world may see not how good you are, but how good God is. Let's stand for prayer. Dear Heavenly Father, we thank you that you sent your Son here to offer us the grace that we have no other way of getting. Thank you that we can meet again in fellowship with our brothers and sisters, our friends here in this beautiful sanctuary. Thank you for Christ Church Toronto that allows us to use this space, and just bless the work that they are doing here on a weekly basis, not just in this local neighborhood, but even further away. Just be with that congregation and bless the work that they are doing. Many familiar faces aren't here today, and we just ask that they would feel your presence with them as they worship maybe in other places or are watching this at a later date. Be with those who are battling physical or mental or spiritual battles. Be with them. You have promised to stand by our side in health and in sickness and console those who may be mourning the loss of loved ones. Please watch over our city and our country where so many need so much. There's so much poverty
and hunger and strife and uncertainty in our world today, please help those people that are the most affected and let them see that you are their hope. Be with our brethren in Estonia, be with our sister churches here in the CBOQ, be with the charities that we have supported in the past, and bless the work that they are doing for your kingdom in this city, in Estonia and around the world. May we be thankful for each and every one in your family. We are so happy to welcome Timo back into our midst, although only for a short time. Bless this service, bless the music, bless the word that we are about to hear. And just be with us in your grace, and let that grace shine in us so others can see and know that you, Lord, are the answer to what the world is looking for. Amen. Morning by morning, I wake up to find the power and comfort of God's hand in mine. Season by season, I watch Him amazed in awe of the mystery of His perfect ways. All I have need of, His hand will provide. He's always been faithful to me. I can't remember a trial or pain He did not recycle to bring me gain. I can't remember one single regret in serving God only and trusting His hand. All I have need of, His hand will provide. He's always been faithful to me. Seon mukitus, seon mulaw, ja seon mulugu, mis toob sulle au. Sa oled ustav ja ei muutu sa. Su arm ja su halastus mind saadavad. Kõik, mida vajanud, kinkinud sa. Sa oled ustav ja hea. Ja sa oled ustav ja hea. Salm 33. Hõisake Issandas teie õiged, õigetele sobib kiitust. Tänage Issandat kandlega, mängige temale 10-keelsel naablil. Laulge temale uus laul, mängige hästi rõõmuhõisetega, sest Issanda sõna on õige ja kõik tema teod on ustavad.
Tema armastab õigust ja õiglust. Issanda heldus teidab maa. Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende vägi. Ta kogub mere veed nagu paisu taha, paneb sügavuse aidadasse. Kogu maa kartku Issandat, kõik maailm elanikud värisegu tema ees. Sest tema ütles ja nõnda see sai. Tema käskis ja see seisis. Issand teeb tühjaks paganate nõu, nurjab rahvaste mõtted. Aga Issanda nõu püsib igavesti. Tema südame mõtted põlvest põlve. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand. Rahvas, kelle ta on valinud enesele päris osaks. Issand vaatab taevast ja ta näeb kõiki inimlapsi. Oma eluasemed ta silmitseb kõiki maa elanikke. Tema on loonud nende südamed, tema paneb tähele kõiki nende tegusid. Kuningat ei päästa vägev sõjavägi, kangelast ei vabasta suur jõud. Hobune on petlik päästeks ja oma suure jõuga ta ei päästa. Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale, et päästa nende hing surmast ja hoida neid elus nälja ajal. Meie hing ootab Issandat, tema on meie abi ja meie kilp, sest temas rõõmustab meie süda, sest me loodame tema püha nime peale. Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu meie loodame sinu peale. Viies Moosese raamat, peatükk 7, salmid 6-9. Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas. Issand su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigest rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud. Ei, te olete ju väiksem kõigist rahvaist. Vaid sellepärast, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mida ta oli andnud teile vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse kohast Varao Egiptuse kuninga käest. Ja tea, et Issand su Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab 1000 põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Kiri heebrealastele, peatükk 10, salmid 19-23. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba. See on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumal koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast, südame tunnistusest ja ihu poolest pestud püha veega. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Amen. Ma järgmise laulu ette tahaks lihtsalt ühe mõtte jagada, et see on Elevationi kogudusesse see laul pärit. Mina kuulsin seda ansambli Sons of Sundays esituses ja see on Elevationi ülistusjuhid ja pastor on seal koos ja teisi veel. Ja see räägib sellest, et Jumal on andnud meile ühe päeva veel. Üks päev veel, one more day. Ja kui me olime koos Elle ja Allani pulma aastapäeva vaikselt tähistamas, istusime koos, siis Ülo küsis Allani ja Elle käest, et mis on sellised tipphetked või selles abielus nagu olnud, et mis meil tulevad. Ja siis see, mis Allan ütles, see väga puudutas mind. Ta ütles, et iga hommiku ma üles ärkan. See on
minu tipphetk. Ehk mul on uus päev. Ja see mõte, et mul on antud üks päev veel, sõltumata sellest, kui vanad me oleme või mida kuidas me ennast tunneme, see on kõigil meil ühine. Meil on antud üks päev veel selleks, et öelda Jumalale, et ma armastan sind. Ja tegelikult öelda inimestele me enda ümber, mitte ainult öelda, vaid ka erineval moel võib-olla väljendada seda, et meil on antud see üks päev veel. Me ei tea, mis homme on, meil on antud üks päev selleks, et öelda, ma armastan sind. Minu arust väga, väga ilus ja puudutav mõte. I'm a sinner, grace is still healing. I'm a story, time is revealing. I'm all of these things, but mostly I'm thankful. I'm a fighter, caught in a struggle, a survivor, rising above it. I'm all of these things, but mostly I'm grateful, 'cause you gave me one more day to say I love you. You have brought me all this way to testify of grace. What more can I say but hallelujah? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 'Cause you gave me one more day. One more day. When the night was closing in on me, didn't know if I'd see the morning. You held on to me, and Jesus, I'm grateful. When my enemies turned up the fire, El Shaddai, you were right there beside me. You showed up for me, and Jesus, I'm grateful, 'cause you gave me one more day to say I love you. You have brought me all this way to testify of grace. What more can I say but hallelujah? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 'Cause you gave me one more day. One more day. One more day. One more day. Laulame koos nüüd laulu 532. 532. Kümme salmi, aga laulame ära. Jumala trulaste vägi on kui kõige kindlam mägi, kindlam kõigest tähest taevas, julgem linnukesest pesas. Issand oma lapsi hoiab, püha vaimuga neid võidab.
isalike käte pääle. Ei neid ükski õnn ei häda, temas siin või lahutada. Jumal nende isa taevas näeb, kui tema lapsed vaevas. Nende rõõme kurvastusi juhib isa armu käsi. Ta neid toidab ja neid katab, patud armu merre matab. Väike Karin, sest sind Jumal tahab, ta vaenlased su ees ja taga murrab ta su ümber maha. Vaim sind kiidavad me keeled, hoia ühes meie meeled. Sinu hääl meid õpetagu, päästja juurde juhatagu. Ja kui viimaks selle ilma jätame, siis saame sinna oma armsa isa sülle. Aamen, laulame seepeale. Vanasti oli inimestel vist rohkem ütelda midagi, et neil nii pikad laulud vanasti olid, et see kusjuures ei ole tõenäoliselt üldse väga pikk. Kui Luteri vana lauluvara vaadata, et see oli ka mitukümmend salmi ja pikad salmid, et terve evangeelium, tegelikult ongi niimoodi, et kirikute teoloogiat on sageli analüüsitud läbi laulude. Ehk lauludes püsiv teoloogia on palju pikem, muutumatum kui näiteks kui jutlusi või just liturgiat vaadata, et lauludel on väga oluline koht. Ja see on väga põnev, näiteks ka tänane modernne ka ülistusmuusika, et kui vaadata näiteks, ma ei tea, 20 või 50 aasta pärast, et mida see räägib tänapäeva näiteks koguduste teoloogia kohta, tänapäeva ülistusmuusika. Tõenäoliselt üks asi, mis on, et lauldakse oluliselt vähem Jumalast ja oluliselt rohkem inimesest. Vanasti lauldi Jumalast, tänapäeval lauldakse Jumalale rohkem ka, aga väga palju läbi inimese, et minuga on niimoodi, mul on väga raske ja see on lihtsalt ajad on muutunud ja ka laulud muutuvad. Ma toon teile tervitusi oma naiselt. Monika tervitab teid kõiki väga. Ja ma erinevates kogudustes ka, kus me oleme koos olnud Hiiumaal ja siis on ka ikka tervitusi saadetud Torontosse. Ja väike info ka teile meile kogudusena on see, et kui eelmisel aastal oli meie palvepartner koguduseks noor kogudus Tallinnas kui Tallinna kogukonnad, kelle pastor siis ühel korral ka algussõna jagas, kes virtuaalteenistusi on vaadanud, üks Lige taas, Joonatan Lige, siis selle aasta meie eestpalvepartner kogudus, seal ei ole vähemalt, seal vist ei ole üldse ligesid, jah. Aga hiidlasi on seal küll päris palju, see on ka noorte kogudus. Hiidlased, kes on näiteks Tartu Ülikooli õppima läinud, siis väga paljud on leidnud oma tee selles koguduses, noorte kogudus nimega Ruut kogudus. Ruut. Ma ei oska seda, mis teoloogiline seletus nende nimel Ruudul on, kindlasti sellel on. Igal juhul. No väga selline tubli seltskond, nad alustasid väiksekesi mõned aastad tagasi ja nad on kasvanud. Ja üks väga tugev töölõik nendel on gospelkoor. Nad on mõned aastad pannud kokku gospelkoori, siis ka tegelikult teiste koguduste noori on tulnud, aga see on kasvatanud nende tööd. Ja mitmed ka Hiiumaa noored on sinna leidnud teeni, et Tartu Ruut kogudus. Pastorid on seal Eduard Ülevain ja
Jakob Kill, kes teab Paul Killi, Mustvee koguduse kauaaegne pastor ja ka siin käinud, siis tema poeg, Jakob Kill on seal pastor, nii et hoiame oma palvetes neid armsaid noori, see on oluline töö, mida nad teevad ja nad vajavad eestpalveid. Me kõik vajame, aga meie eesõigus on siis nende eest palvetada. Ma loen tänase jutluse aluseks Markuse evangeeliumist 5. peatükist, salmid 21, 23 ja 35-42. See on üks lugu, tuntud lugu. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahva hulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha ja palus teda väga. Mu tütreke on hinge vaakumas. Et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja Jeesus läks temaga. Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud. Mis sa enam õpetajat tülitad? Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale, ära karda, usu vaid. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla mitte kedagi peale Peetruse ja Jakobuse ja Johannese venna Johannese. Peetruse ja Jakobuse venna Johannese. Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid. Ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete? Mis te nutate? Laps ei ole surnud, vaid ta magab. Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ja läks sisse, kus laps oli. Ja ta võttis kinni lapse käest ja ütles, Talita kuum. Talita kuum. See on tõlkes, tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Ta oli juba 12-aastane ja nad hämmastusid üliväga. Amen. See on Jumala sõna. Isa, me palume, et sa ise oma vaimuga täna selles paigas tuleksid ja teeksid oma sõna elavaks. Me oleme nii palju kuulnud sõnu ja jutlusi ja ilusamaid ja vähem ilusaid mõtteid. Aga isa, me palume praegu, et sina oma püha vaimuga selles paigas räägiksid meiega. Sest me vajame sinu sõnu. Me vajame sinu elustavat sõna. Tänu sulle selle eest. Talita kuum. Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Ma ei tea küll, kuidas 2 sõnaga Talita kuum, nii pika asja saab ära ütelda. Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Aga eesti keel on selline, et kuidagi pikemalt väljendume. Ma usun, et me kõik oleme ühel ja teisel moel seda kutset oma elus kogenud ja kuulnud ja tundnud. Tõuse üles. Tõuse üles. Teenistuselgi vahel me, pastor ütleb, tõuseme. Tõuse üles. Ma ei tea, olgu see siis kutse sellise vaimulikule ärkamisele. Tõuse üles. Või lihtsalt mingisugusest olukorrast, kuhu me oleme kinni jäänud. On see seotud, ma ei tea, mingite harjumustega või mingisuguse füüsilise olukorraga või vaimuliku või hingelise olukorraga. Ja me oleme seal olnud nagu lõksus. Ja siis Jumal on tulnud ühel erilisel moel ja otsugi julgustanud. Me oleme kogenud seda Jumala sõna julgustust. Võib-olla läbi mõne laulu, võib-olla läbi Jumala sõna otseselt, võib-olla läbi mõne jutluse, kus me peaaegu nagu näeme Jeesuse käsi. Ütleme, et tõuse üles. Tõuse üles. Mul tuleb alati sellega meelde Eelia lugu, kui Eelia oli täiesti läbi. Ta tahtis ära surra. Ja siis Jumala ingel ilmus talle ja andis talle seal süüa ja juua ja siis, et sul on veel palju minna. Sul on veel palju minna. Ära plaani, ära lõpeta. Sul on palju veel minna. Tõuse üles.
Vahel on muidugi sellised olukorrad, kus me inimlikult püüame ka kas või üksteist või iseennast ka üles aidata. Me olemegi langenud või ära väsinud ja siis me mõistame seda, et sa võid ütelda ükskõik kui palju tõuse ülesse. Sa võid ükskõik sikutada käest, aga ma lihtsalt ei jaksa. Ma ei ole võimeline üles tõusma. Ja on mingisugused ajad, kui me mõndade asjadega lihtsalt olemegi maas. Ja see on ka okei. Kus me ei pea kohe nagu meil kulpi lööma nagu pioneer. Vaid ma olengi, see ongi see, et ma olengi seal. Mul ei olegi hästi, vaid ma olengi siin. Ja teate, Jumalal on sageli meiega palju rohkem aega kui meil. Meie tahaksime ise ennast kohe korda teha hetkega. Meie tahaksime teisi kohe korda teha. Aga Jumal töötab kuidagi teistmoodi. Jah, tänu Jumalale hetkeliste muutuste eest, hetkeliste tervenemiste eest, hetkeliste, ma ei tea, emotsionaalsete muutuste eest, et ma olin väga, väga, väga kurb ja rusutud ja siis Jumal täitis mind püha vaimuga, ma nagu lendasin ja olin täis rõõmu. Tänu Jumalale nende hetkede eest. Aga üsna sageli need püsivad muutused meie elus käivad läbi protsessi, läbi ühe teekonna. Et ajafaktoril asjade muutumisel on oma väga oluline roll. Ja kuna meie oleme kärsitud, siis enamasti me arvame, et Jumal jääb hiljaks, aga varem või hiljem siiski, kui me oleme nendes olukordades, me kogeme, kuidas Jumal sirutab oma käe ja ütleb, sinu kutsumus ei ole siia jääda või pettunult maas lamada, vaid püsti tõusta, tõusu üles. Võib-olla vahel on meile nii haiget tehtud. Koguduses on kahjuks nii palju inimesi, kes on koguduses nii haiget saanud, et nad ei saagi kuidagi üle sellest. Ja aastakümneid veel hiljem neile haavad, veritsevad ja nad ei saa sellega hakkama. Me oleme istunud maas ja lakkunud oma haavu, aga ühel hetkel oleme kogenud, et siia me jääda ei saa. Ja kogeme ka Jumala armu, kes ütleb, tõuse ülesse sellest olukorrast. Vahel me oleme usuliselt nii tuimaks jäänud, ma ei tea, kas oled kogenud seda oma elus. Ma olen küll ja see on ahastama panev olukord, kui sa jääd sa saad ise aru isegi, vahel me ei saa aru sellest, aga vahel sa saad ise aru, et sa oled usuliselt nagu tuimaks jäänud ja sa mitte midagi sa ei oska peale hakata, et see muutuks, mitte midagi. Ja minul on küll elus päris korduvalt neid olukordi olnud, kus ma nagu igatsen ja mõtlen appi, ma tahaks tagasi seda, vahel me laulame lapsepõlve usku, ma tahaks seda tagasi saada. Ma tahaks seda kogemust, kui mul ei ole mingisugust probleemi lihtsalt tund aega Jumala ees ülistada või palvetada ja teinekord oleme olukorras, kus ükskõik mis me teeme, see on nagu saepuru tuleb, ei elu, ei vägevat vaimuliikumist, meil on erinevaid aegu. Me vahel jääme ka usuliselt väsinuks ja tuimaks. Ja ühel hetkel sa kuuled. Mul on küll, et ma pole ise osanud mitte midagi teha, aga kuidagi moodi jättes ukse Jumalale avatuks, siis ühel hetkel sa kuuled seda, kui Jumal ütleb tõuse ülesse ja võib-olla samm-sammult koged muutust oma elus. Tule välja, tule tagasi reaalsusesse, tule tagasi ellu. Vahel me oleme langenud võib-olla pattu, midagi, mis meie elus on võimus saanud, midagi me isegi teame, et mis on vale, mis ei peaks meie elus olema, aga see on kuidagi saanud meelevalla meie elus. Ja me oleme võib-olla ise ennast maha kandnud, võib-olla teised inimesed on meid maha kandnud, et temast küll asja ei saa. Ja siis me kuuleme Jumala häält, tõuse üles. Tõuse üles. Armsad, võitjad ei ole need, kes kunagi ei kuku, kunagi maha ei lange, vaid võitjad on need, kes tõusevad alati ühe korra rohkem üles, kui nad on kukkunud. Ühe korra rohkem. See on piibli printsiip ja see on tänase sõnumi fookus, et jätta alati ruumi ühele üles tõusmisele rohkem, kui on olnud langemisi või väsimisi. Saatan töötab kahesuunaliselt meie elus. Üks on see, et ükskõik mis moodi, kas läbi edu või läbi kaotust, ta tahab meid maha suruda.
Ja ta kasutab seda mõlemat, vahel ta paneb meid langema läbi edu, teinekord läbi raskete kaotuste ja see paneb meid Jumalast eemalduma ja kui see on juhtunud, siis mis ta teeb? Siis ta süüdistab, et sa oled seal maas ja siis ta süüdistab sind, selline sa oledki. Ja kui sa kuuled Jumala sosinat, tõuse üles, siis tema on see, kes ütleb, et ei ole lootust, ei ole, sinust asja niikuinii ei saa. Sina ole seal maas ja ära oma pead üldse tõstagi. Ma usun, et me kõik oleme kokku puutunud petukõnedega. Telefonikõned, kus siis tahetakse meid petta. Ma sisuliselt võõraid numbreid siin vastu ei võta, nii et andke andeks, kui te olete mulle helistanud. Teate, mis ma teen, kui tuleb kõne? Siis ma võtan koguduse selle nimekirja lahti ja panen selle numbri, vaatan, kas koguduse liikme, nii et vabandust, kui koguduse liikme nimekirjas ei ole, siis ma su kõnesid vastu võtta ei saa. Sellepärast, et ma ei viitsi neid Hiina tüdrukuid kuulata või kes juttu räägivad, millest ma eriti aru ka ei saa. Teate, Eestis on see ikka väga hulluks läinud ja need summad, mida need 100 miljonid, mida inimesed kaotavad läbi petukõnede, see on hämmastav ja mitte, mõtlen mõned lihtsameelsed, vaid oma valdkonna ka, näiteks IT-valdkonna inimesed. Just hiljuti oli üks lugu, kuidas üks plaadipoe omanik, ta oli müüs vinüülplaate. Oma väga põnev plaadipood oli tal ja kuidas ta kaotas kogu firma raha ja kogu isikliku raha. Ei ole tegu mingi rumala inimesega. Ja see toimus mingi tundide jooksul, kui te hoiti telefoni otsas, tekitatakse olukord, et sind tahetakse praegu just panka, sinu kontot tahaks tühjaks teha ja siis helistab politsei ja siis pangatöötaja, kuidagi niimoodi käib see ja siis töödeldakse sind tegelikult lõppkokkuvõttes, sa annad oma koodid ja avastad, et sul ongi kõik rahapanga, oli reaalselt kõik pangad, arved tühjaks tehtud. Ja seal on mingisugused printsiibid, mida kutsutakse järgima, aga ma saan aru, et kui sind töödeldakse sedasi, siis ma ei tea, kuidas see käib. Aga sa oled valmis Eestis on selline asi kui Smart ID, see on su identifitseerimise vahend, kui telefoni kaudu saad digitaalse allkirja anda. Ja seal on PIN 1 ja PIN 2, need koodid. Ja seda öeldakse, neid ei tohi mitte kunagi anda, mitte kellelegi, ükskõik kes helistab, ütleb ta, et ta on keegi pangast, ütleb ta, et ta on politsei, ütleb ta, ma ei tea, maksuamet või midagi iganes, et neid ei tohi iial anda. See on üks printsiip, kindel printsiip, millest tuleb kinni hoida ja siis inimesed püüavad seda teha, alati ei tule see välja. Nüüd, rääkides meie mahalangemisest ja ülestõusmisest, püstitõusmisest, on ka üks kindel printsiip, mida me peame meeles pidama. Ja see on see, et kui saatan tahab meid petta, ja see pettus on see, et kui me oleme mingis olukorras, siis ta ütleb, et siit ei ole väljapääsu. Siit ei ole loodus. Kui sa oled langenud, siis sinuga, see on midagi liiga rasket, sa oled teinud midagi liiga halba. Me teame, mis puudutab, et kas Jumal annab andeks. Me teame, Piiblis on juttu patt püha vaimu vastu. Et see on, mida siis Jumal ei anna andeks Jumala sõna kohaselt. Ja küll saatan siis ütleb, et see ongi see, mida sina teinud oled. Et kui sa siin kahtlema veel hakkad, et äkki saad andeks. Ei, sina oledki seda teinud, sina ei saa andeks. Aga mina julgen küll öelda, et kui inimene on teinud pattu püha vaimu vastu see, millel ei ole andeks saamist, siis see inimene ei mõtlegi absoluutselt selle peale või ta ei vaeva oma südant absoluutselt selle pärast. Siis tal peab olema juba süda täiesti kivistunud. Kui sina mõtled ja tunned kurbust oma patu pärast, kui sina tunned kurbust oma unisuse pärast, kui sina tunned muret oma vaimuliku olukorra pärast, siis see, kes sinust seda tekitab, on püha vaim. Ja need on alati need kohad, kus meil on võimalus edasi liikuda. Nii et ära anna oma PIN-koode hinge vaenlasele, kui ta ütleb, et siit ei ole väljapääsu. Ja siis, kui sa ütled, jah, ei ole tõesti vist. See on su PIN-koodi andmine. Ära anna, tõuse üles. Jumala vaim on sinu juures sosistamas. Tõuse üles. Tänu Jumalale selle eest. See ütlus tõuse üles sisaldab alati mingisugust laadi muutust. Alati. See ei tähenda seda, et kui me tõuseme üles, siis on kõik maailm teissugune kohe.
Ma kujutan ette, et kui Jumala ingel ütles Eeliale, et tõuse üles, siis ta oli ikka väsinud. Ta oli ikka tõenäoliselt võib-olla depressioonis. Ta oli ikka mõtted, et Jumal, palun võta mind ära parem siit. Aga see Jumala puudutus ja kõnetus andis talle jõud, ühe üleloomuliku jõu teha esimene samm ja siis teine samm ja siis kolmas samm. Ja kui ma õigesti mäletan, siis oli 40 päeva või? Kui ta läks ja läks ja läks ja läks ja läks. Seesama täiesti läbi põlenud. Aga Jumal ütles, tõuse üles. Üks muutus hakkas pihta. Midagi on lõppenud, midagi on möödas, nüüd on vaja püsti tõusta, astuda esimene samm õiges suunas. Kui me mõtleme Jeesuse peale, siis lisaks Jairuse tütrele, kellel ta käest kinni võttis, ütles Talita kuum, tõuse üles. Ta läks Naini linna noormehe juurde, kes oli surnud. Ja Jeesus, ta tundis haledat meelt, vist on niimoodi öeldud Piiblis. Ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles. Jeesus ütles halvatule Betesda tiigi ääres, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Jeesus kõnetas maha kukkunud Paulus, tõuse üles ja mine linna. Üles tõusmine on ühe teistsuguse alternatiivse reaalsuse vastuvõtmine oma elus. Ehk siis, kui sa oled maas, sinu reaalsus on mingi värviga, tumehall. Arusaam sinust endast, võib-olla ma olen selline ja selline, selline. Arusaam Jumalast on selline, ta on kaugel, ära, ta ei hooli. Ja nüüd see üles tõusmine on see, et need muutuvad. Midagi muutub minu arusaamast minu enda kohta ja midagi muutub minu arusaamisest Jumala kohta, milline tema on ja kuidas tema minusse suhtub. Efesase 5:14 ütleb, ärka üles. Sina, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Tõuse üles. Sageli nendeks muutusteks, eriti mis puudutavad vaimulikke muutusi meie elus, me vajame sekkumist väljaspoolt. Esimesel aastal, kui ma siin olin ja oma väikse Hyundaiga sõitsin, siis sellel ei olnud väga hea aku peal ja rooli ja istme vahel ei olnud väga mõistlik mees ka. Sellepärast, et ma alati kuskile poodi läksin, siis Monika läks poodi, mina ei viitsinud, mina olin autos. Aga ma ei teadnud seda, et kui tuled on peal ja võti on ees, siis tuled jäid põlema. Mul igal juhul üsna sageli juhtus seda, et Paul, mul on aku tühi, auto ei lähe käima. Ma tean, ükskord Vooli tuli meile, andis elu ja Paul on käis mitu korda. Ja ehk siis ma oleks võinud selle akuga ükskõik mida teha, lugeda talle ilusaid sõnu või ma ei tea, juhtmed kinni lahti, mida iganes teha. Tal puudus see võimekus autot tööle panna, sest tal endal ei olnud seda väge. See oli otsa saanud. Ja ta vajas väljaspoolt seda elektrišokki natukene, vajas energiat kuskilt mujalt, selle akulaadija pealt. Ja meiegi vajame aeg-ajalt seda elektrilööki. Ma ei tea, kas keegi on, ma loodan, et keegi ei ole kogenud seda, või siis kui isegi tehtud on, siis ta tõenäoliselt ei olnud teadvusel. Seda filmidest, mis me näinud oleme, kui elektrišokk antakse, selleks, et süda läheks korda. Me vajame aeg-ajalt seda, ühel või teisel moel. Aga see elektrišokk võib meil südam uuesti tööle panna, see akulaadija võib aidata meil uuesti auto käima panna, aga meie peame hakkama ikkagi liikuma. Meie peame ikkagi püsti tõusma. Ja nüüd see on see meie koostöö Jumalaga, kus me kogeme seda, et kui siin on see Jumala kutse, tõuse ülesse, siis ma ei jää sellesse vanasse ja ütlen, et mis mina, vaid kui me kogeme seda armu, mis kutsub meid tõuse üles, siis meie võimalus on see tõusta üles ja astuda järgmine samm. Jairuse tütar pidi reageerima Jeesuse öeldule, Talita kuum. Naini linna noormees ta oli olnud äsja surnud. Ja ma ei tea, vaevalt, et ta oma ihuski seda jõudu leidis, et küll ta vajas armu ka selleks, et üles tõusta, aga ikkagi tema pidi üles tõusma.
kui ma laps olin, siis üks karistamise moodus, ma ei tea, kas see kehtis ka siin, aga meil oli see väga selline tavaline kõnepruuk ja nii palju tänapäeval ollakse ühiskonnas targemad laste kasvatamisel, et seda niimoodi ei kasutata. Võib-olla selline, ta oli ikka päris karm verbaalne karistus, kui sulle siis vanemad näiteks ütlesid millegi su teo peale, et happy. Ma ei tea, kas kellelgi on öeldud niimoodi, ma arvan. Ja isegi vanemad ei pruugi seda mõtelda, et see nüüd hirmus suur karistus on, aga eriti, kui seda näiteks tehti teiste inimeste ees. Timo, happy. Mis ma siis iganes olin hakkama? Põhjust oli tõenäoliselt küll, ma olin paras marakratt väiksena, ma olin tohutult kiire ja mõned omadused veel. Ja põhjust oli aeg-ajalt ikka ütelda, Timo, happy. Aga see kuskile jäi kinni see häbistamine. Vahel käis sinna juurde, et ise suur poiss juba. Happy. Teate, mille pärast koguduses inimestel on sageli happy? Siis, kui nad on maas. Ja ma kardan seda, et ka koguduses on aeg-ajalt mingi koguduse kultuur on olnud see, kui siis me oleme maas olnud ja siis on võib-olla keegi tulnud ja ütelnud happy, ise Jumala laps. Kuidas sa ei suuda rõõmus olla? Ise Jumala laps, kuidas sa selle asjaga hakkama ei saa? Happy. Ja see on teinud selle natuke selle kultuuri, et meil on happy olla maas. Kui me oleme võib-olla saanud mingisuguseid negatiivseid sõnumeid, mis enda kohta või oma pere kohta ja ei ole võimelised halleluuja ja rõõmsa näoga neid kõiki asju vastu võtma, siis vahel me seostame, et kui need asjad meie elus on, et see on põhjus, nagu ma peaks häbi tundma. See on kuidagi kindlasti minuga seotud. Kusagil peab viga minu sees olema, aga ei pea. Ja isegi kui need on seotud meie valikutega, siis millegile alla jäämine ei ole häbi koht. Sellepärast, et meil kõigil ühel või teisel moel juhtub seda. Ja viimane tunne, mida me peaksime sellises olukorras tundma, on häbi. Rääkimata sellest, et kellegi teise suhtes mõtleme, et häbi, ei saa hakkama. Ma usun küll, et TPK-s niimoodi ei mõelda. Aga enda osas me tunneme vahel häbi, et me ei ole nii tublid ja nii ilusad ja nii andekad, kui võib-olla teised ootaksid või kui me ise tahaksime olla. Ma ei tea, võib-olla keegi koguduse lõpetamisega tunneb seoses koguduse lõpetamisega tunneb häbi, et näed, ühel või teisel moel, et nad ei vedanud välja, näed, Timo tuli siia ja ei suutnud kogudust nii palju nüüd ellu äratada, et oleks kestnud ja kasvanud veel, ei suutnudki ärkamist tuua. Ma valetaks, kui ma ütleks, et ma ei ole niimoodi mõtelnud. Olen. Ja võib-olla isegi teatud moodi häbi tundnud. Aga ma usun, et see ei ole see koht, kus me peaksime niimoodi mõtlema. Mõned asjad on suuremad kui meiega. Aga me kõik oleme kogenud seda, et me ei saa millegagi hakkama, me jääme millelegi alla, aga määrava tähtsusega ei ole see, kui midagi juhtub. Jah, sellel on tagajärjed, sellel võivad olla mõjud, aga määrava tähtsusega on see, milline hoiak meil on, kui see on juhtunud. Erinevad asjad, õnnetused, kaotused, haigused, kriisid. Nad ei pea saama selleks, mille pärast hingevaenlane tahab, et need esile tulevad. Et meid hävitada, või need võivad saada võiduks ühel või teisel moel meie elus. Vanas testamendis on üks imeline kirjakoht. Ma istusin selle kirjakoha peal iga hulk aega ja see tegi mind nii rõõmsaks. Ja see on Miika raamatu 7. peatükk ja 8. salm. Ja kuula seda. Ma nii igatsen, et Jumal vaim saaks meile selle väga isiklikuks teha. See on minu lugu. See on minu otsus. See on minu reaalsus.
Ja see Jumala sõna ütleb, ära rõõmusta minu pärast, vaenlane. Kui ma langen, siis ma tõusen üles. Ja kui ma istun pimeduses, siis on issand mulle valguseks. Kui ma langen, siis ma tõusen üles, kui ma istun pimeduses, siis on issand mulle valguseks. Ütle, mida on hingevaenlasel peale hakata sellise inimesega, kelle usutunnistus on see? Tal ei ole kuskilt sisuliselt kinni hakata, sellepärast kui sinu usk on see ja sinu usutunnistus, et ma olen Jumalale kõlbav ja kõik toimib siis, kui ma ei lange, kui minu elus ei tule negatiivseid uudiseid ja nii edasi, nii edasi. Et ma kunagi ei kaota, ma kunagi ei koge ebaõnnestumist. Kõik see läheb minust suure kaarega mööda. Sellepärast, et ma olen Jumala laps. Ma olen Jumala valitud, tema kallis. Ja kui meie usutunnistus on see, siis see laup kokkupõrge reaalsusega saab ühel või teisel hetkel tulema, kus meid tabavad asjad, mille üle meil ei ole kontrolli. Kus tabavad uudised, mis meile rõõmu ei tee ja nii edasi, nii edasi. Ja kui minu kogu usk on üles ehitatud sellele, et see kõik läheb minust kauge kaarega mööda, siis nende asjade sündimine meie elus lammutab ära ka meie usu. Ja me oleme kerged hingavaenlasele, kes ütleb, selline sa oled, selline on sinu usk, selline on sinu Jumal. Aga armsad, kui meie usutunnistus on see, nagu Miika selle on kirjutanud, kui ma langen, meil ei meeldi mõtelda selle peale, aga kui ma langen, see tähendab, et see võib juhtuda, me ei taha seda, aga see võib juhtuda, kui ma jään pimedusse, seda võib juhtuda, aga kui ma langen, siis ma tõusen üles, ma ei jää sinna. Ja kui ma satun pimedusse, siis issand on minu valgus. Lahendus ei ole minus. Armsad, lahendus sinu maas olemises, lüüa saamises ei ole mitte sinus, vaid lahendus on selles, et issand on minu valgus. See on väljaspoolt meid tuleb see lahendus. Armsad, ma usun, et Jumal ei anna jutlusi lihtsalt intellektuaalseks meelelahutuseks, et kuulata, kuidas Timo sõnu ritta seab, vaid ta annab sõna selleks, et see sõna saaks lihaks. Ja see saab lihaks siis, kui keegi, kas siin, või kui keegi seda kuuleb raadiost või vaatab internetist, võtab selle sõna vastu keset oma pimedust, keset oma langemist ja ütleb süüdistajale, ära rõõmusta, vaenlane, ma tõusen ülesse. Võib-olla ma ei leia endas grammigi seda suutlikkust, et üles tõusta. Mul pole mitte üles tõusmise tunde raasugi. Aga ma tõusen üles sellepärast, et minu abi ei ole minus endas. Vaid minu abi on minu Jumal, kes ei jäta mind, kes ei hülga mind, kes on ustav, nagu me oleme täna laulnud ja Jumala sõna lugenud. Tema on mu juures ka keset minu suurimaid lahinguid, keset mustemat tööd. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest lauljast kui Mark Hurd. Ta on selline kristlik folk, natuke rock, pop artist kuskilt 80-ndatest. Ta ei elanud kuigi vanaks, ta suri 40-aastaselt ja tal oli juba noorest peale, oli tal südamepuudulikkus ja tal oli probleeme, terviseprobleeme terve elu, aga ta on teatud ringkonnas just natuke alternatiivses kristlikus muusikas väga-väga hinnatud. Mina juhtusin kuulama teda esimest korda, oli üks tribüütplaat, kus teised kristlikud lauljad laulsid tema laule ja üks laul nagu haaras mind täielikult. See ei ole see, mida ma praegu esile toon, aga lihtsalt natuke tausta Mark Hurdi kohta. Kuna ta elas kogu aeg sellises natuke teistsuguses reaalsuses kui siis, kui sul on kõik väga hästi, siis ta oli ka oma muusikas väga aus. Vahel juhtub see, et
või üsna sageli juhtub see, et kristlik ka popmuusika või siin on siuke vahel natukene võltsilt kõik peab väga hästi olema ja kõik on väga, väga ilus ja tema pigem lähenes natukene teistmoodi nendele, kui on väga, väga keerulised olukorrad, aga isegi aga nendes keerulistes olukordades Jumal on meiega. Ja see laul Eye of the Storm räägib sellest, lihtsalt mõned sõnad sealt. Selles maailmas kõmiseb kõu pimeduses, seal tormi südames, kui te teete see keerab ja seal on see kuskil see tormi süda. Eye of the storm. Tormi südames ei koge Jumala sõbrad jäävad kahju. Kui öö taevas helendab sõja punases tules ja hävingu ähvardus peksab su uksele, ei pea sa teesklema, et sul on terasest närvid, et uskuda. Issanda armastus on tõeline ja reaalne. Selles maailmas kõmiseb kõu pimeduses, seal tormi südames ei saa, aga Jumala sõbrad jäävad kahju. Mulle see meeldib, sa ei pea teesklema, et sul on terases süda. Seda ei ole mitte kuskil, Jumal ei oota kristlastelt. Me üsna sageli, meil on nagu kramplik see, et meil peab olema terasest usk, meil peab olema terasest süda, me peab olema kõigest läbi. Miski mind ei raputab küll, puudutab küll, teeb küll haiget, aga selle tormi keskel on keegi, kes on minu valgus. Kui ma olen ka kõige suuremas pimeduses. Keegi, kellele toetudes ma saan öelda, et vaenlane ära rõõmusta, seepärast, et ma tõusen üles. Me ei saa öelda, et me ei koge kahjusi siin elus. Kuidas on kristlaste maha põlenud majadega, õnnetusse sattunud autodega, traagiliselt hukkunud lähedastega, me saame kahju. Aga see ei ole jääv. Jumala sõnum on see, et need, kes armastavad Jumalat, Jumal ka need traagilised kohad kuidagi töötab meie heaks välja. Ja see suurem pilt annab lootuse ja jõu üles tõusta. Vaenlane rõõmustab, ta korraldab juba pidu. Timo langes, Timo on maas. Ta on rõõmustanud, kui ta on saanud su ellu röövida sinu rõõmu. Ma siia vahele ütlen, siia tulles ma kuulasin laulu You Can't Steal My Joy, kristlikust raadiost tuli. Ja siis ma just mõni päev tagasi nägin ühte koomiksit, kus olid 2 prouad, kristlasest prouad ja siis oli saatan väga täbaras olukorras nende keskel seal lamas, silmad pahupidi ja kõvasti tuupi saanud ja siis üks proua ütleb teisele, et tuli mu rõõmu ära röövima. Ja siis oli tuhlakat teinud tal. Et hingevaenlane erinevaid asju toob ja röövib ja pannud depressiooni või pimeduse koorma ja ta rõõmustab, kui ta on juhtinud meid, ma ei tea, sõltuvusse või kui ta on röövinud meid usu ja rahu ja rõõmu. Aga täna me saame koos Miikaga öelda seda, et sina, vaenlane, ära rõõmusta. Või sa võid ju rõõmustada, kui sa tahad, aga ma tõusen üles. Ja see sulle rõõmu ei tee. Armsad, täna ei halvusta Jumal ega häbista, kui sa oled ühel või teisel moel maas. Ta ei ütle sulle lihtsalt, et hakka normaalseks. Me vahel ütleme inimestena seda. Hakka normaalseks. Ta teab, et on mingeid asju, mida me ei saa, mida me ei suuda. Aga see, mida ta meile tahab täna jätta, on see sõna. Kui ma istun pimeduses, siis issand on mulle valguseks. Ka kõige hävitavama tormi keskmes olles, kui segadus on tohutult suur ja normaliseerumist ei paista mitte kuskilt. Jumal ütleb, mina olen sinu valgus. Ja sa võid üles tõusta. Mitte sellepärast, et sa oled tubli, mitte sellepärast, et sa oled võimas, vaid sa oled väga nõder. Mina olen väga nõder. Aga meie vägi on Jumalas, kes on suurem kui ükski meie olukord. Taavet võitles rõhutusega, võiks öelda depressiooniga, tundub vähemalt ja piibli uurijad on nagu leidnud, et ta võitles meie mõistes täna sellise kliinilise depressiooniga aegalt. Aga 42. psalmis hüüab ta, et miks sa oled nii rõhutud, mu hing ja rahutu mu sees? Oled sa tundnud seda? Miks sa oled nii rõhutud? Kõik nagu isegi
vahel on see, et olukorrad teevad seda, vahel on see, et isegi olukord ei ole, et mis peaks meid maha rõhuma. Miks sa oled nii rõhutud? Ja rahutu mu sees, oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palga abi eest. Ma tahan veel üles tõusta. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees, seepärast ma tuletan sind meelde. See on üks otsu kui ravim. Ma tuletan sind meelde. See on oma mõtete suunamine Jumalale. Tuletan sind meelde. Tuletame meelde seda, mida Jumal on teinud meie elus, mida Jumal on teinud oma rahva elus, mida ta on teinud oma sõnas. Armsad, see, mis meie elus loob muutusi, ei ole sõnad, vaid see, mis meie elus loob muutusi, on Jumala vägi. Ja tänu Jumalale, et Jumala sõnas on vägi. Ja me täna selles paigas usus vastu võtta enda ellu selle loova väe, mis aitab sul sinu elus üles tõusta nendes kohtades, kus oled maha jäänud, lamama jäänud ja võib-olla lootuse kaotanud. Või võib-olla lihtsalt midagi ajutist, kus Jumal tahab sulle väikse boosti anda, et tõusu üles. Halleluuja. Isa, me täname sind, et me võime praegu otse kui sinu jalgade ees olla. Või võib-olla me oleme nagu Jairuse tütar voodis lamamas oma olukordades või lausa nagu naini noormees kanderaamil. Aga tänu sulle, et sina oled just seal, kus meie praegu oleme. Ja sa oled oma käe sirutamas ja ütled, tõusu ülesse. Tõusu ülesse. Mina olen sinu valgus. Mina olen sinu elu. Mina olen sinu tee. Mina olen sinu tõde. Mina olen sinu tugevus. Mina olen sinu tarkus. Issand, nii nagu me oskame, me tahame ütelda, jah, issand, ole minu valgus. Ole minu võit. Issand, ole minu tugevus. Ole minu lepitus. Me tahame seda vastu võtta, seda elu praegu. Tänu sulle. Iga ühe armsa eest, kes täna on siin, iga ühe armsa eest, kes praegu on kuulamas või vaatamas seda, tänu sulle, et elu võib puudutada. Ja sinu vägi. Sina oled meie valgus ja abi. Tänu sulle, Jeesus, amen. Kõle, vahel konarlik on tee, vahel jõudu minna pole ja ei tea, mis ootab ees. Vahel komistan ja kukun, vahel lamama ma jään, vahel surma unne tukun ja siis kuulen sinu häält. Tõuse üles ja vaata mind. Jalge alt on pind. Tõuse üles, ma hoian, kannan sind. Liiga raske, liiga püha, sa ei saa ju käia nii. Jälle kukkunud sa maha, sa ei oska teisiti. Süüdistajal öelda palju, pole mõtted jätkata ja siis vaikselt, mitte valjult, kuulen, kuis mul sosistab. Tõuse üles ja vaata mind. Tõuse üles, on makstud hind. Tõuse üles, armastan sind.
kõle, vahel konarlik on tee, vahel jõudu minna pole ja ei tea, mis ootab ees. Vahel komistan ja kukun, vahel lamama ma jään, vahel surma unne tukun ja siis kuulen sinu häält. Tõuse üles. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Võimu nimel. Aamen.